No nii, tere head inimesed, nagu te näete, kes siin stuudios on üle teatud aja jälle Kristjan Moora ja Anti Kukela. Teid võib mõlemaid õnnitleda ka. Eile ma vaatasin ülekannet siis sellest see on nüüd nagu Saaremaa volikogu või? Saaremaa vallavolikogu. Saaremaa vallavolikogu, jah. Ja siis Kristjan istus seal nagu kuningas seal ees ja juhtis vägesid. Antit oli ka näha seal kuskil ja üks habemega pastor paistis ka kuskilt välja. Nii et me oleme siin mitmeid kordi stuudios olnud ja paar korda on olnud juttu siin nendest asjadest, mis siin Saaremaal on, eks ole. Ja siis oli meil üks jutt, et võim vahetub. Ja see oli prohvetlik saade, eks ole. 23. augustil. Jah, ja vahetuski näed. No võttis aega, aga valimised on nüüd läbi ja tõepoolest kahe siis järgneva vallavolikogu istungiga siis esimesel 28. oktoobril ja nüüd siis eile 4. detsembril kinnitati ametisse uus vallavolikogu esimehe, aseesimees ja vallavalitsuse koosseis ja tõepoolest võim vahetus. Ja uue koalitsiooni Saaremaal moodustasid siis Isamaa, EKRE ja Keskerakonna fraktsioon. Ja mis oli huvitav, eilse volikogu istungi alguses siis oli ka pastor Veiko Vihuri poolne kristlik tervitus kõigile osalejatele ja ta esindas selle juures ka meie Saare lääne piiskop Anti Toplant. Nii et ka selline episood eilse volikogu istungi jooksul leidis aset. Vahepeal selliseid asju millegi pärast ei kasutatud. Ja see on nüüd nii nagu vanasti oli kunagi. No natuke sinna poole. Veiko oma sõnavõtus tutvustas 1600. aastatest pärit sellist kirja, mis seisab meie... Ma panin selle siia ette ka, et võib korraks näidata ja kuulata. Siin on lisatud ka aastaarv 1600... Näed, võtame korraks natuke tagasi ja kuulame selle, see on kena väike ladina keele, väike hariv tekst ja Veiko Vihuri poolt ja... Nii. Fungitur utilitatis hominum consulens et societati. Ja ma olen selle eesti keelde ümber pannud nii. Alati ta kohust täidab. Inimeste kasu otsib. Linnarahva nõu kuulab. Ja siin on lisatud ka aastaarv 1670. Avaliku võimu ülesanne on teenida inimesi. Nii. Siuke asi oli, jah. Natuke pikem, aga põhimõtteliselt jah, see võimalus meil nüüd on, kuna õpetaja Veiko Vihuri on ka volikogu liikmeks valitud ja meie fraktsiooni liige. Ja tuletan siis meelde, mis me varem rääkisime, et kui 23. augustil oli üks saade meil siin, siis enamik teemasid meil ju kipub korduma, me peame siis ka meenutama, mis me eelmine kord rääkisime ja eks me kipumegi ennast vahest kordama, vahepeal on lihtsalt aeg edasi läinud ja selle saate pealkiri oli, et sügisel vahetub kohalik võim. Nüüd tänaseks siis ta ongi Tallinnas vahetunud ja Saaremaal siis ka eilse seisuga. Ja teine saade oli meil 10. oktoobril siis vahetult enne valimisi, keda valida Saaremaat juhtima. No meil on siin põhjust siis valijaid tänada, et nad on meid kuulma jäänud ja ka valinud. Aga mis puudutab nüüd sellesse võimu teemasse, siis nii nagu me siin Antiga varemgi oleme rääkinud, ega näiteks Donald Trumpil esimesel valitsuse ajal veel palju asju ei õnnestunud. Alles teiseks valitsusajaks oli ette valmistatud hulk eelnõusid, mida sai kohe hakata vastu võtma. Et meie värskes koalitsioonis siis Isamaa,
EKRE ja Keskerakonna poolt ettevalmistatud koalitsioonileping on küll palju lubav, aga neid üksikuid eelnõusid, mida siis päevakorda võtta selleks, et näiteks meie peamist valimise eesmärki ka teenida. Meil oli ju plaan toetada noori peresid. Me tõime esile, et sündimuse katastroofiline vähenemine on keskne strateegiline mure ja tõime ka eelmistes saadetes esile need võimalused, kuidas seda teha, kui vald saaks toetada noori peresid ja jõuda ka selleni, et meil on vaimne tasakaal ühiskonnas paigast ära. Tänases rahvusvahelises olukorras pered ei julgegi lapsi saada, lükkavad seda edasi, hirmutatakse sõjaga. Kõik see keskkonna mõju on oluline ja ka isegi Saaremaa valla tasandil on uue vallavalitsuse ülesanne ju sellist vaimset tasakaalu saavutada, et need hirmud kõrvale lükata ja rahva toimetuleku teemad siiski fookusesse tuua. Et tööd on, kuidas me nüüd koalitsiooni sees nende eelnõudega kokkuleppele jõuame, on nüüd aja küsimus ja esimese teemana me peame võtma siis ette järgmise aasta eelarve kavandi, nii et kui ta lõpuks siis vastu võetakse, et need eesmärgid oleksid seal sees selgelt kirjas. Ja paraku me seda ei jõua teha nagu päeva pealt, et selle eelnõu esimene lugemine tuleb meil siis jaanuaris ja vastuvõtmine tõenäoliselt veebruari lõpuks, seadus seda võimaldab. Kahjuks me nüüd alles detsembri alguses võimule saanud vallavalitsuse poolt ja vallavolikogu poolt ei jõua paari päevaga eelmise valitsuse poolt tehtud eelnõud ümber töötada, nii et see võtab aega. Et selle suhtes palun kannatust rahvalt. Jah, siin on näha ka siin uudis selle kohta, eks ole, kuidas siis koalitsioon on allkirjastanud koalitsioonileppe ja üks esimesi asju ilmselt, millest Kristjan jõudnud rääkida, on see, et plaanis on esitada poliitiline avaldus, mis puudutab siis praamiühendust mandriga. Nii. Ja nõuda siis riiklikult tasandilt saarlaste võrdset kohtlemist, et kuskil mujal Eestis ei pea inimesed jõudmaks koju maksma nii-öelda teemaksu, lisateemaksu, eks ole, et aga saarlased peavad siis, kui nad tahavad Eestis mujal ringi liikuda, maksma siis kodust minnes, koju tagasi tulles nii-öelda teemaksu, eks ole, et ja meie lähtume sellest, et kõik Eesti inimesed peavad olema võrdsete õigustega ja võrdselt koheldud. Et kas sa tead seda, see oli see, kus nad käisid õiguskantsleri juures, kas sealt on mingisugune vastus tulnud? Siin on mitmed erinevad algatusgrupid, kes selle praami hinna vähendamist või kaotamist selle eest võitlevad. Eile käis Riigikogus hiidlaste delegatsioon, ega me ju teeme koostööd kõigi suursaartega, Hiiumaaga, Muhuga, ja meil oli ka nendega enne ühendus, nii et nad on põhjalikult kaalumas neid ettepanekuid, mida siis praami hindade suhtes on teinud tänane valitsus ja siis ka äriühing TS Laevad, mis kuulub siis Tallinna Sadamale ja on börsiettevõte ja tahaks siis ka piletirahalt teenitud rahale veel lisaks börsilt teenida. Et kõik see organisatsiooniline lahend on meile arusaamatu ja põhjendamatu ja üks ettepanek võiks ka olla see, et see sama ettevõte, mis piletimüüki ja praami teenuseid tagab, võiks ju paikneda saartel. Me ei saa aru, miks ta Tallinnas peaks paiknema. Siis laekuksid ka selle ettevõtte maksud võib-olla saarte omavalitsuste eelarvesse. Aga kunagi oli vist see nii ju? No kunagi see nii siin oli, siis oli see Vjatšeslav Leedole kuuluv ettevõte, mis seda praami ühendusi majandas. Kahjuks ta kaotas selle võimaluse. Neid põhjendusi me hetkel tooma ei hakka, aga miks riik seda mingid Tallinnas sidunid tegema seal peaks? olid vist põhjenduseks, on ju? No võib-olla, aga praegu see olulise põhjendusena on see, et võib-olla rahvas ei tea, et kõikidel saarte vahel ühendust pidavatel praamidel on kodusadamaks mitte mandri, vaid saarepoolne sadam. Nii et Suure väina praamid on meil Kuivastu sadamas, kodusadamas ja Hiiumaa vahet sõitvad praamid on siis Heltermaa sadama järgi, nii et
ja hommikul ka siis peaksid nad niimoodi startima. Samamoodi on Ruhnu praavlaev, mis käib Kuressaare ja Pärnu vahet tegelikult kodusadamaga siis Ruhnu saarel. Ja nende praamide mehitamine, juhtimine ja sealne see töökohad on saartele väga oluline ja selle nii-öelda korraldusliku lahendi juurde me peaksime ka jõudma. Aga nüüd piletihindade poolest on tehtud meile siis ministeeriumi ja TS-laevade poolt ettepanekuid ja tegelikult on jälle mure ju selles, et nad tahaksid tegelikult praamihindu tõsta. Ja nad ei taha ka veelgi tõsta ja nad ei taha üldse lisada lisareise. Ja antaksegi valida, et kas jätkame nagu seni ja vähendame reise või lisame reise, et siis tõstame pileti hinda. Ja tegelikult on TS-laevad kasumis ja me ei tea, milleks seda kasumit kasutatakse igal juhul aga kuhugi mujale riigi tuludesse, mitte saarlaste tarbeks. Et see teemad on päevakorral. Tänagi tuleb siis põllumajanduse ja regionaalminister on ta vist Terras. Kõigepealt tuleb ta Muhu saarele ja siis ta tuleb Saaremaale, peaksime temaga kohtuma. Tal on ka need samad küsimused, mis selle praamiliiklusega teha. Aga meie nii-öelda poliitiline avaldus, millest siin Anti rääkis, on ikka plaanitud täiesti teistmoodi kui mingite kopikate üle kauplemisena, vaid ikkagi selle sisulise diskrimineerimise lõpetamise ja riigipoolsete kohustuste täitmise nõudmisena, mitte siin kauplemisena selle üle, kas nad panevad meile mõne euro juurde või mõnikümmend. Me ei taha seda kasumit sugugi riigile läbi selle praamipileti ostmise teenida ja kohalikud ettevõtjad ei taha olla sellises olukorras, kus siis nende äritingimused on tunduvalt kallimad kui teistel Eesti piirkondadel. Et see vaidlus jätkub, et me kindlasti seda teemat ka uue koalitsiooni poolt majandame, aga reaalsus on sageli see, et me võime ju ka poliitilisi avaldusi teha, et enne kui riigis valitsus vahetub, me tõenäoliselt oma tahet veel ei saa, siis tuleb mõista, et täna Saaremaa vallast tekkinud koalitsiooni erakondade liikmed on kõik riigi tasandil veel opositsioonis ja võimul on endiselt need, kes siis täna Saaremaal opositsiooni jäid. Mingi kord pidi muutuma igatahes seal selle praamipiletite osas, ma sain aru, et mingi kontroll muutub teiseks, et sa pead ikkagi päriselt olema Saaremaal. Üks asi on see, et saarlaseks sai ennast registreerida suveperioodiks ja enamik inimesi tegid seda alla poole aasta, nende siis põhielukoht oli ikka kuskil mandril, aga selle lühiajalise elukoha suveks Saaremaale registreerimisega said nad siis saarlase hinnaga sõita suvel. Nüüd on siis uus kord juba kehtib. See, kes tahab tuleval aastal saarlase piletiga sõita, peab olema juba 1. jaanuari seisuga, ehk siis 31. detsembril registreerima ennast Saaremaa elanikuks. Põhimõtteliselt meile saarlastele on see väga kasulik, sellepärast et siis inimene maksab ka oma maksud Saaremaa valla eelarvesse. Et me selliseid lahendusi kindlasti toetame. Aga inimesel võib-olla, kes elab teises rohkem kuskil Tallinnas või Tartus, jäävad siis kohalikud hüved saamata. Nad peaksid seda siis pereringis jagama, et üks pereliige ostaks pileteid ja elaks Saaremaal ja teine oleks see, kes lasteaiakohad ja kooli asjad sealse elanikuna saab lahendada. Nii et see võimalusi on. Aga meie toetame seda mõtet, et inimesed, kes Saaremaal käivad, ennast ka siia sisse registreeriksid ja siinse elanikuna oma maksud siia tooksid. Põhiline mõte on see, et see oleks lihtsalt üks maantee, et sa ei maksagi midagi nii nagu mujal maailmas. Jah, nii nagu mujal maailmas ja sees ka need eelistused, eks ole, et kui kohalik ettevõtja vajab oma viljakoorma viimist mandril olevasse elevaatorisse, et ta siis ei peaks ootama nii kaua, kuni vili hapuks läheb, et see, või et kui Kuressaare haiglast saab inimene saatekirja Tallinnasse EMO-sse ja ta peab siis üldisse praami järjekorda minema, siis see ei sobi. Huvitav, kui ma käin üsna tihti siit üle ja tavalisel päeval, ütleme, kui on tavaline päevane aeg ka veel ja siis on võimalus ikkagi praamist maha jääda. Liiklus on üsna tihe. Ja meil on nüüd tekkinud teine reede ehk neljapäeva õhtuti on juba pikemad järjekorrad ja
üldiselt ongi see, et lisalaevu on pandud vähem ja see 3. laeva tellimine ebaõnnestus riigil, nii et nüüd lükkus selle 3. saarteliinil käiva praami ehitamine veelgi kaugemasse tulevikku, ma ei tea, kas Regula veel on üldse kasutuskõlblik. Huvitav, kus need endised praamid on, need olid kõige paremad? Nende tänast asukohta me ei tea, me teame, et nad Saksamaale mingitele kohalikele liinidele õnnestus küll viia. Ma tean, et need programmi või tehti täpselt selle jaoks, nagu meil vaja on, eks ole, need olid paremad praamid tegelikult. Jah, et küsimus, et kust saada siis meile tööks vajalikke laevu ja praame, see tähendab seda, et me peaksime saama tõepoolest töölaeva, mitte mingi uue katseeksemplari, kus siis kõige modernsemaid tehnikaid ja kõige pompöössemaid mõtteid tahetakse realiseerida ja siis lõpuks selgub, et see on ulmeliselt kallis ja jääbki tegemata, et see on tänane olukord. Ja elektriga sõidab näiteks. No mis tahes vesinikuga ja kõik need ideed, me ei peaks mitte olema selline katselabor siin, vaid et inimestel on vaja igapäevaselt ületada suurt väina, siis on selleks vaja töölaeva, mis on töökindel ja mille vajalik kütus on kergelt saadav, et ei tekiks tõrked ja takistusi. Nii, tähendab, nüüd on uued ajad siis Saaremaal, eks ole? Tulemas. Elame ikka üsna sellise traditsioonilise elustiiliga ja meie mureks on pigem need riiklikud planeeringud, mis kipuvad meie elu siin segama, et me peame enesekaitsega siin tegelema suurte ulmeliste maailma suurimate meretuugeni projektide ja muude hullustega võidelda. Kas see ikka veel käib? Sa võid Valter Pannagi, pane jaga ekraani siit ja siin on nüüd näha 2. detsembril toimus Kuressaares siis jälle selle riikliku eriplaneeringu, mis näeb ette siis selle 330 kilovoldise kõrgepingeliini rajamise, eks ole, meretuuleparkide tarvis, et selle kaasamiskoosolek ja siin on nüüd näha sellele esitatud nüüd sellest viimast versiooni sellest trassist, et see roheliselt, mis on märgitud, et see oleks siis selline esmane trassikoridor ja siis see kollane, mis on märgitud siin noolega, teeb nagu sealt põhjaranniku poolt kaare, et see on alternatiivne trassikoridor ja on plaanitud õhukoridorina, nii nagu seda on öeldud, et ja meie soov ikkagi on olnud, Kristjan juba mainis seda, et meil on nagu see just nimelt energiajulgeolek, millest nad räägivad, aga nemad näevad energiajulgeolekut hoopis teistmoodi kui meie, eks ole, et meie näeme seda, et meil on oma tootmisvõimsus ja tootmine tagatud, eks ole, et saare peal, aga sa olid koosoleku lõpuni, et sa räägi, mina pidin vahepeal ära minema, et olen nüüd kõigil nendel nii-öelda kaasamiskoosolekutel osalenud juba siin üle aasta, on nad kestnud. Ja kõigepealt tasub siis meenutada seda, et mis oli lähteülesanne. Kõige esimene lähteülesanne selle liini tegemiseks oli väga selgelt meretuugeni pargi, mis siis Saaremaa läänerannikule oli kavandatud ühendamiseks mandriga. Ja siis eelmisel aastal umbes natuke rohkem kui aasta aega tagasi, kui selgus, et see meretuugeni pargi asi hästi edene, siis otsustati nimetada asi ringi, et nüüd on Paidest lähtuv Eesti-Läti 4. ühendus, mis siis kuidagi jõuab sinna meretuugeni alale ja siis sealt edasi Lätti. Ja suur Eesti riigi vajadus oleks siis ennast Lätiga ühendada võimalikult suure ringiga ja võimalikult kallilt, selle asemel, et ehitada siis otse üle Läti piiri nii mitu täiendavat liini, kui neid vaja on maismaa kaudu. Praegu on neid 3. Väidetakse, et sellest on vähe, et kui mõni on remondis, et siis see ühendus on oluline. No ühendus on oluline sellepärast, et meid ühendati Venemaa võrgust lahti ja selle nii-öelda Euroopa sageduse võrgus on neid liine vähe, nad on nii-öelda kriitilise piiri peal ja mingite jaamade väljalangemise või mõne liini katkemise korral on väga raske hoida seda 50 hertsist sagedust alles. Nüüd on tehtud suuri pingutusi, et neid stabilisaatori süsteeme sinna ehitada mandri osas,
ja meile siis väidetakse, et Eestil on väga vaja üle Saaremaa ühendada ennast Läti lääneosaga, et seal olla elektrit vaja ja sealt võimalikult hakkab Saaremaa ka voolu saama. Me ei tea küll ühtegi Läti plaani, et nad tahaksid Saaremaale läbi mere kuidagi voolu anda ja meie mõte on selline väga lihtne, et meil on praegu Kuressaares tänu siinsete inimeste ettevõtlikkusele koostootmisjaam, kombijaam, mis siis on Kuressaare katlamaja juures. Kuressaare katlamaja toodab sooja linnale ja toodab vajadusel elektrit, on 4 megavatise generaatoriga. Ja üks selline generaator veel Saaremaale, näiteks siis Orissaarde, kus on samuti kõigi praeguste 110 kilovoldiste liinide kohale jõudmise koht ja alajaam. Et Orissaare alajaama lähedal võiks olla üks kohalik elektrijaam, mis siis tagab meile autonoomse elektrivarustuse. Ja see oleks strateegiline eesmärk, sellepärast, et kõigil Läänemere suursaartel, Rootsi ja Soome ja Taani omadel on mingil määral valmisolek siis, kui mandrilt neile voolu läbi kaablite ei tule, tagada iseseisev elektrivarustus. Ja see tähendab, et sellel põhijaamal saarel on võimekus käivitada võrk, anda ette see 50 hertsine põhisagedus ja siis saavad teised kohalikud väiksemad elektritoojad, olgu siis päikesepargid või mõned tuugenid, mis meil on olemas, ka sinna võrku liituda ja me saame ise hakkama. Oota, aga kuidas see seis on praegu? No see seis on niimoodi, praegu läheb vool ära mandrilt, siis ei saa meil mitte ükski tuugen või päikesepark võrku voolu toota, sest et see 50 hertsise sageduse kontroll tuleb meile mandrilt. Ja see sama autonoomse elektrivarustuse vajadus tähendabki, et see põhijaam, mis vajadusel pannakse käima või ta töötabki kogu aeg, et vajadusel suudab seda teha, tagabki saartele autonoomse elektrivarustuse. Strateegiliselt on ju oluline, et neid selliseid jaamu oleks Eestis mitmel pool, et kui Narvas kukuvad jaamad tagant ära, et siis suurte linnade lähedal olevad katlamajad toodavad vajadusel ka elektrit. See on nii lihtne asi ja meie enda Eestist veetavast, ka Saaremaalt veetavast hakkpuidust köetakse selliseid kombijaamu nii Rootsis, Taanist kui Hollandis ja meil jääks seda hakkpuitu enda tarbeks piisavalt, et me suudaksime iseennast elektriga varustada. Et kui see osutub mingil perioodil hinna poolest kallimaks kui mõni teine energiaallikas, siis me ju võime tõepoolest vähem katelt kütta ja tarvitada, aga reaalsus on selles, et ega Taani, Rootsi ja Holland nalja pärast seda puitu seal katlasse ei ajaks, kui see kasulik ei oleks. Ja kui me ei pea seda veel laevaga üle ka vedama, vaid saame otse katlasse panna, siis oleks ka meie kohalikul nii-öelda hakkpuidu tootjal tööd. Aga praegu vist see värk ei olegi nagu sedamoodi, sa ütlesid 4 megavatti on ju. Ja. Sellega eriti vist meie linna ka ära ei toida ju. No häda korral, kui panna kõrval kõik need, ütleme siis, asjatud tarbijad kinni ja elulised vajadused katta, siis on võimalik, aga just seesama, et sellel jaamal puudub selle võrgu üleval hoidmiseks vajalik sageduse generaator. Et ta peab liituma võrguga, kus see sagedus on ees. Et see on nagu üks lisaseade ja seda oleks saartel vaja ja me suudaksime siis ühe sellise seadmega varustada Hiiumaad ja Muhumaad. Teise sellise värgi veel toota. No võiks jah, et nad toetavad üksteist ja kui see on sama lugu, et miks pärast autonoomse elektrivarustuse juures ka väikesaartel, kus on näiteks 2 diiselgeneraatorit, miks neid on 2? No üks vajab aeg-ajalt hooldust, kui ühe peatad, teine töötab. Neid saab sünkroniseeritult käivitada ja mõlemad käimas hoida, aga põhimõtteliselt on see 2 on alati niisugune miinimum. Ja nii on ka näiteks Gotlandi saarel 2 suurt laevadiislit, mis võivad nii koos töötada kui üksinda. Seal on laevadiislid? No nad olid siiamaani, me ilmselt läheme vaatame, kuidas see asi seal neil päriselt on, et me saaksime head nõu nendelt, kes on juba kogenud, mitte siin leiutada jalgratas. Muidugi, ütleme, meil siin on sisuliselt ikkagi natuke odavam kütus kui see laevadiisli värk. No see hakkpuidu asi oleks ikka pika, me ei kütta Kuressaare linna laevadiisliga, vaid et me kütame hakkpuiduga, nii et ja samamoodi on meil ka kõigis väiksemates maasulates, kus on keskküttesüsteem on olemas, on väga ökonoomsed hakkpuidul töötavad katlad juba ammu olemas. Jah, ma mäletan veel seda aega, ma käisin siis veel volikogus, meie raadioülekanded olid volikogust sellel ajal ja siis, kui seda ehitati,
see oli minu arust väga tark otsus tollel ajal. Tõepoolest, et ega küsimus ongi selles, et oli kohalike inimeste meie vajadusele vastav otsus. Jah, Eesti Energia tahtis muidugi ärastada seda ka ja siin keegi on veel vahepeal tahtnud vist. No ikka need, kui kuskil on mingi kasumlik asi, et siis huvilisi tekib rohkem kui need, kes seda tegid. Nii et tegelikult te peate omale plaani võtma ka uue elektrijaama ehituse. No see ongi see läbirääkimine, vaat see sama Eesti-Läti 4. megaprojekti suure liini ehitamine, millel on hulk merekaableid ja muid alajaamu. Eks ole, juba see projekt ise maksab meeletu raha ja selle projekteerimine on juba väga, me rääkisime sellest ka eelmises saates, aga me ei rääkinud sellest autonoomsusest, et see Elering on senine mõtted tagasi lükanud. Tegelikult on Elering see, kes ka vastutab selliste nii-öelda kohalike stabiilsete süsteemide loomise eest ja ehitab ka neid 50 Hz mundureid, tellib. Et nad on seni tagasi lükanud selle saarte autonoomsuse idee, eks on ikkagi varem ka neil päevakorras olnud, aga nüüd on meie asi seda aga ma vaatasin, et nüüd tuleb meile elektriarvele veel 2 asja juurde. Ja veearvele ja veekilarvetele. No jah, elektriarvele tuleb juurde seal mingi sageduse hoidmise tasu ja... No see ongi see sama, et me, ütleme, kui me peame ise seda sagedust hoidma, aga meil polnud süsteemegi piisavalt, et siis nende ehitamine ja nende käimas hoidmine on kallis. Nii et ega see iseseisvus ongi kallis, aga iseseisvusest arusaamine tähendab seda, et kui keegi võõras investor tahab teha meie saarlaste merealale või Liivi lahte megaprojekti, mis on maailma suurimad, siis meie ei teeni sellest sisuliselt mitte midagi ja oleme ära andnud oma ressursi kellelegi teisele ja siis meil on siis tuulikute müha ja suured elektriliinid, me oleme tehtud tööstuspargiks ja kaotanud oma looduslähedase elukeskkonna, et selliseid asju me muidugi hoiame ära siin Saaremaal ja see võtab aega, aga väga, väga raske on, kui keegi riiklikul nii-öelda otsustustasandil olev inimene niisuguseid rumalaid otsuseid teeb ja peale sunnib ja teeb veel neid nii, et võtab vastu seaduse, millega saarlastelt ei ole isegi kohustust küsida, mis meie maal toimub. No see kaua ei kesta selline avantüür. Nii. Ja me võime sellega seonduvalt rääkida nüüd nende samade kõrgepingeliinidega seonduvalt rääkida, eks ole, sellest eesmärgist, miks seda siis tahetakse rajada, eks ole, on siis hiiglaslikud meretuulepargi alad. Eelmisel nädalal ilmus Postimehes artikkel, et kui sa jagad siit seda, siis on Uppsala ülikooli professor Matson, tema teadusuuringus tuli välja selline asi, eks ole, pealkiri Postimehes on selline, et Uppsala ülikooli professor, Eestis võib tuulikute tegelik mõju olla tunduvalt suurem ja see on tehtud selline modelleerimine, et see uuring ei näinud ette, et seda oleks mõõdetud konkreetselt koha peal, seda, ütleme, madalsageduslikku ja infraheli Sopi-Tootsi tuulepargi juures Põhja-Pärnumaal siis. Aga mis sellest uuringus välja toodi ja siia kõrval on võrdluseks nüüd Eesti Lemma OÜ poolt teostatud tuulepargi müramõõtmised ja selles uuringus, nüüd see on nagu siis see rootslaste uuring, on välja toodud see, et need madalsageduslikud ja infraheli diapasoonis olevad akustilise energia tasemed võivad olla nagu väga kõrged, kuni sellise 120 detsibellini välja ja siin on näha siis ka mõõtkava, eks ole, et 10 kilomeetrit ja kui vaadata siin seda väikest tabelit, siis me näeme, et siin selline hajuvus ja selle akustilise energia, mida siis tuugen emiteerib, selle nõrgenemine 10 kilomeetri peal on minimaalne. Ja see on üks omadus, mis on just sellisele infrahelile iseloomulik. Infraheli ilma takistuseta võib teha maakerale mitu tiiru peale, eks ole, loomulikult see energia hulk väheneb vahepeal, aga kui panna siia kõrvale nüüd see Eesti mõõtmistulemus, eks ole, ja mis toodi seal välja selles rootslase uuringus oli see, et Sopi-Tootsi tuulepargis kasutatav mõõtemetoodika ei võimalda hinnata infraheli diapasooni üldse, sest Eestis kasutatav üks on mõõtemetoodika, mõõteseadmed ei võimalda seda määrata ja seda oleme meie ka
ühe eelnõuga, mille EKRE viis Riigikogusse välja toonud, nõudes uute, eks ole, piirnormide määramist, ajakohastatud piirnormide määramist. Ja siin on näha nüüd selle sama graafiku peal sama välja toodud, et see on tehtud korrigeeritud akustilise müra mõõdistus Lemma OÜ poolt, eks ole, ja siin puuduvad andmed alla 10 hertsi sagedusribal ja siin on kasutatud siis kas A korrigeerimist või G korrigeerimist, mis annab väärmõõtmise, väärtulemuse. Ja panen siia juurde ka selle meenutuse siit, et oli aprillikuus sellel aastal oli Riigikogus riiklikult oluliste küsimuste arutelu, oli tuuleenergeetika pahu poolest, eks ole, ja seal ettekandes välja toodud uuringus, see uuring oli teostatud 2 aastat tagasi Hollandi tuuleparkide juures, kus näidati, et juba sellisel akustilise energia tasemel siis infraheli diapasoonis 40-50 detsibelli ja väljalöögid kuni 10-15 detsibelli põhjustavad inimestel olulise tervisekaebusi. Ja nüüd, kui me paneme siia kõrvale selle sama Rootsi teadlase modelleeringus saadud detsibellide arvu, mis on peaaegu 3 korda suurem sellest, mis oli mõõdetud selles Hollandi tuulepargis, nii et ja siin on samamoodi tegemist pulseeriva akustilise energiaga, eks ole, mis tuleb siis umbes kord sekundis, ja siin on välja toodud ka see, et selle mõjualasse jääb tegelikult, see ulatub kuni Pärnu linnani välja. Pärnu linna elanikkond on päris suur. Ja et me peame selle teemaga uuesti minema riiklikult tasandil, tuues nüüd selle sama uuringu ja uuesti siis käima siis Terviseametis seletama, mis on järelevalveorgan, eks ole, ja mis ei tee oma tööd, et selliseid uuringuid, kus näidatakse siis selle sama madalsagedusliku ja infraheli diapasooni akustilise energia negatiivseid mõjusid, need on täielikult ignoreeritud Eesti seadusandluses. Normatiivid, mõõtemetoodikad vajavad ajakohastamist, kaasajastamist. Nad eriti ei taha seda ka. Nad ei taha seda, jah, aga siin me näeme seda samamoodi jälle sellist korporatiivset mõju ja võimu, et raha liigub seal väga palju, eks ole, ja kui poliitikud on valesti informeeritud, riigiametnikud, eks ole, siis on kas kallutatud mingil põhjusel, et siis normatiivid tehtakse sobivaks niimoodi, et tuuletööstus saab arendada ja nii kui selles Lemma OÜ analüüsis, sest ega nemad ju ei ole midagi valesti teinud, nemad lähtuvad praegu hetkel kehtivast seadusandlusest, mis paneb ette mõõtemetoodika ja piirnormid. Nemad ütlevad, selle järgi on kõik korras, aga hoolimata sellest, et piirnormid on nii-öelda kokkuleppeliselt jutumärkides, et nagu paigas inimesed haigestuvad selliste keskkonnafüüsikaliste tegurite toimel, eks ole, et see tähendab seda, et midagi tuleb muuta. Nii? Ja No muutus oli nüüd selles, et Postimees selle lõpuks avaldas eraldi tellitud uuringu ja muutus on ka selles, et nüüd selle Sopi-Tootsi tuugenipargi ja ka tõenäoliselt Saarde tuulepargi teemal minnakse nüüd nende välisuuringute toel jälle kohtusse nende arendajate ja tuulepargi omanike vastu. Ja kui nad tekitavad kes läheb kohtusse? Selleks on mõned MTÜ formaadis vabatahtlikud entusiastid ja nad on ka ühtlasi ka nende uuringute tellijad ja suhtlevad nende välismaa teadlastega. Me oleme ka nendega ühenduses. Et see ring inimesi, kes nagu reaalsusest aru saavad ja neid, ütleme siis, teadusuuringute toel otsuseid nõuavad, kasvab jõudsalt ja ega siis ma usun, et varsti ei olegi muud teha, kui see esimene
hullus peatada ja need edasised projekteerimised samuti, sellepärast et mitte ainult ehitamine ja tuugeni töö, vaid ka nende projekteerimine ja planeerimine on ju väga paljude inimeste igapäevase töö ja rahakulu, mida me oma riigieelarves ja praegu näeme, ka Saaremaa valla senises eelarves on selleks kulutatakse eraldi raha ja on suunatud eraldi vahendeid nii-öelda tuugenitööstuse arendamiseks ka riigieelarvest, et inimestele palka maksta Saaremaa vallal. Selle raha võiksime kasutada meie igapäevase elu ja nende strateegiliste murede lahendamiseks, mis me siin esile tõime, et kui inimesed on tuleviku pärast mures ja lapsed ei sünni ja suremus on kasvanud, eks ole, et tuugenitega me seda kindlasti ei peata. Ja selle raha me saaksime oma rahva hüvanguks kasutada teisiti. Ja ma tooksid välja veel ühe, Kristjan rääkis juba siin mandril, eks ole, mis on nüüd seoses selle tuuletööstuse ja tuuleenergeetikaga, need tulevad ilmselt kohtuvaidlused ja ka Saaremaal on tulemas üks selline kohtuasi, et Vark ja Üru külaselts, et läheb kohtusse, et kuna nüüd vahetult peale kohaliku omavalitsuse valimisi andis siis veel võimul olev endine vallavalitsus koheselt välja ehitusloa Vark ja ilmaradari püstitamiseks. Nii et me kõik märkame ja saame aru sellest, et enne valimisi, eks ole, siis keegi on tabavalt ütlenud, kui oli selline naeratuste aeg veel, eks ole, enne valimisi, et siis sai valimise viimase päevaga sai naeratuste aeg läbi ja vallavalitsus siis hakkas tegema oma viimaseid, eks ole, otsuseid veel, milleks neil aega oli. Ja et olukord ju seal Vark ja Üru külas muutunud ei ole, et vallavalitsus pakkus uut alternatiivset kohta Vark ja ilmaradarile, mis on umbes 200 meetrit esialgsest kohast eemal. Külaelanikud sellega nõus ei olnud, sest see uue koha pakkumine käis stiilis, et külaelanikud kutsuti kohale ja vallaametnikud näitasid, uus ehitusplats on siin. Et ei olnud jälle kaasamist ega arutelu, et kas see koht oleks teile vastuvõetav. Ja selle kohta avaldasid inimesed ka kirjaliku protesti vallale ja selle ehitusloa väljastamisele on siis Vark ja Üru külaseltsi mittetulundusühing teinud vaide ja see vaie saadeti tagasi, öeldes, et sellel MTÜ-l ei ole kaebeõigust ja nüüd siis läheb see MTÜ selle asjaga seoses kohtusse. Ja eks me näeme nüüd, milline on uue vallavalitsuse seisukoht siin selles asjas, et me oleme seda tausta valgustanud uue vallavalitsuse liikmetele aga selge on see, et esialgu uuel vallavalitsusel on ka pakilisemaid asju ja see on ka üks põhjus, miks siis see Vark ja Üru külaselts, et neil säiliks see kaebeõigus, mis on siis ütleme selle vaide tagasi saatmisest 30 päeva, et nad saaksid seda realiseerida, et ega neil ei olegi hetkel muid võimalusi peale selle, et anda asi kohtusse, eks ole, et aga loodame, et võimu vahetudes leitakse siis kõiki osapooli rahuldav kompromiss ja et seda kohtus käimist pole vaja ja et see langeb ära. Jälle raha kulutada, eks ole. Ja just, see on nagu siis see Metsküla kooliga, eks ole, et kus siis vallaametnikud panid üle 300 000, eks ole, sinna kohtus käimisse just vallaraha, inimeste maksumaksjate raha, eks ole, aga see Riigikohtu lahend iseenesest on väga märgiline, sest ka meil on haldusreform käimas ja Riigikohtu lahendis oli minu arust nagu kaks väga olulist asja sees oli, et tuleb kaaluda iga lapse ja pere kohal eraldi seda mõju kooli sulgemisel, mida põhjustab kooli sulgemine ja teine oli see, et perel on õigustatud ootus
kui nad on alustanud seda õpiteed, õigustatud ootus käia see kooliaste lõpuni selles koolis, kus ta on alustanud. Need on väga olulised asjad, sest ka Saaremaal on selliseid kohti, selliseid koole, kus see sama küsimus sellise nurga alt võib esile kerkida väga teravalt. Et siin ilmselt ka väga lihtsaid lahendusi ei pruugi olla. Rahvastik vananeb, lapsi sünnib vähem, eks ole, ja elu kallineb niimoodi, et mis siis nagu teha. No eks me siiamaani oleme püüdnud koolide sulgemist vältida, aga see nii-öelda, kui see areng on ühesuunaline rahvastiku pideva vähenemise ja vananemise suund, siis kahjuks oli ka meie nii-öelda arengukavade esimesed laused Saaremaa vallas sellised, mis lähtusid mingist riiklikust statistikast ja tõdesid sellist negatiivset tendentsi. Aga kui arengukava kirjutamisel, ma olen seda tähelepanu juhtinud, võiks ikkagi seada eesmärgid selle tendentsi muutmiseks kõigepealt. Et kui see tendents on olemas, siis ei peaks nagu lähtuma sellest kui paratamatusest, vaid kaaluma neid võimalusi seda arengusuunda siis positiivseks pöörata ja kõiki neid võimalusi kaaludes leida ka lahendused. Aga nendele ei olnud ka eelmises vallavalitsuses palju tähelepanu pööratud, nii et kas me nüüd suudame paremini? Ma loodan väga ja eks me peaksimegi sellele nüüd keskenduma. Ja, meil on alati selline positiivne programm, eks ole, et kui sa ju nüüd jagad ekraani, siis me näeme, et mis on nüüd kas kohe-kohe meie koolidesse jõudmas või juba võib-olla ka jõudnud, et kui keegi teab, lugupeetud, et kuulajad, vaatajad, andke teada, et kui teie lastele koolis on hakatud siis rääkima sellisest, see oli pikk ja lohisev lühend LGBTIQ inimeste võrdse kohtlemisega, eks ole, siin on kohe arengu- ja tegevuskava pandud paika 2025 kuni 2030 aastaks. Selle on koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ja no võtan siit kõrvalt lahti, näete, siin on kohe selline seesama aluspõhimõtted, tegevuskava. Ma natuke jõudsin sellega tutvuda niimoodi, aga siin on näha siis, eks ole, aluspõhimõtted, siin on välja toodud Eesti on toetav, no loomulikult räägitakse jälle nendest samadest LGBT, eks ole, inimestest, Eesti on kaasav, Eesti on turvaline, ja ka selles ka artiklis oli see, et kui selle artikli läbi loed, siis tundub, et asjad on väga koledasti, eks ole, aga see ei ole ju nii, et kõikidel inimestel Eestis on seadusega, ka põhiseadusega tagatud võrdne kohtlemine, eks ole, ja siin, mis siin nüüd välja on toodud, et siin hakatakse nagu nõudma privileege, ühesõnaga tahetakse mingisuguseid õigusi, mida väidetavalt LGBT inimestel ei ole, et kõik põhiseaduslikud õigused on ka nendel olemas, et ei ole vaja murda sisse lahtisest uksest, eks ole, et tegelikult, et see ei ole mingit vajadus sellise asja järgi, aga me saame aru, et see on selline ideoloogia, mida vaja peale suruda, ja nüüd seda tahetakse tuua koolidesse sisse, siis siin on eraldi toodud välja valdkonnad koolidesse sisse, siis oli isegi toodud õigussüsteem, vanglased, kuna vanglas leitakse, et LGBT inimesed on ohustatud teiste vangide poolt, eks ole, et kes siis ei ole LGBT inimesed, ja siis ka meditsiinisüsteem, eks ole, et ühesõnaga, me teame siin hiljaaegu olid viimased olümpiamängud, et kus sellised inimesed ilmselt tahtsid ja käisid ja said naiste riietusruumis ümber riietuda, eks ole, et olles ise tegelikult mehed. Ja seda nüüd me peame vaatama siin ja see oli ka viimase nädala uudis, eks ole, sellepärast Anti selle nüüd toob. Ma hakkasin just jõudma meie vaimse tasakaalu ja kindlustunde niimoodi läteteni, et me tuugenite ja muude hulluste kõrval hakkame juba peaaegu nendest jagu saama ja kohe toodi uus teema tänase valitsuse poolt, aga ma toon ühe tagamaa veel, mis siis ka tegelikult ka ajakirjandust läbi käis, et miks siis Majandus- ja Kommunikatsiooniminister sellise või ministeerium sellise riikliku tegevuskava nüüd nii-öelda heaks kiitis ja mille taga see seisis. Et kuna ikkagi tänasel valitsusel on jäänud väga väike toetusprotsent alles ja nad hoiavad nagu 10 küünega sellest peaministri kohast kinni,
siis ma saan aru, et üks nende tänase koalitsiooni osapool, mis koosneb siis Reformierakonnast ja Eesti 200-st, nõudis teiselt selle tegevuskava kinnitamist ja vastuvõtmist ja täitmiseks saatmist ja siis teine osapool nõustus, muidu oleks läinud ka see tänane valitsusliit laiali. Ma siin toon poliitilise võrdluse, et kui nüüd see teine osapool, ilmselt siis Reformierakond, ei oleks nõustunud sellise hullu tegevuskava rakendamisega, siis ta oleks võinud oma renomee päästa, isegi olukorras, kus ta siis peaks valitsusest lahkuma, et oleks vähemalt millelegi vastu seisnud. Aga kui nad nõus olid ja ikka jätkuvalt oma võimu tahavad hoida ka selliste tegevuskavade rakendajatena, et leitakse ka rohtu selliste hulluste vastu. Kas sa arvad, et Reformierakond ei oleks nõus olnud sellise asjaga? Või? Mingi vaidlus neil seal koalitsioonisiseselt toimus ja nii-öelda ultimaatumite esitamine teineteisele. Nad on üldiselt selle asja nagu maale toojad ikka päris head olnud. Jah, aga nüüd on küsimus, et kui kaugele siis sellega asjaga minnakse, et ole, et me rääkisime siin, et strateegiline mure on väga madal iive, vähene sündivus ja suur suremus ja nüüd nagu sellise tegevuskava kaudu ühtegi last juurde ju ei sünni, nii et ka nendel, kes lapsi kasvatada tahavad, võib juhtuda, et nende lapsed saavad koolis mõjutatud nii, et nendel kaob laste saamise tahe ära. Ja see kahjuks... Kule, aga väljastpoolt on need surve selles suunas, et aga see on veel üks, aga see on teine kultuur, mis on elujaatav, eks ole, et meie püüame siin oma kultuuriruumis ja oma ütleme siis keelt, kultuuri ja rahvusriiki säilitades ja selliseid positiivseid programme välja pakkudes, eks ole, ellu jääda, et kui meile tuleb nagu võõras kultuur sisse koos oma usuga, mis on väga elujõuline, seda on näha, eks ole, siin juba Inglismaal räägitakse, et tuleks, et islam tungib väga jõuliselt peale, eks ole, ja ka paljud riigiametid on juba inimeste poolt, kes on islami usulised, eks ole, et hõivatud, et ilmselt lihtsalt siis aja küsimus, kui see on nendel kindel programm, väga poliitiline islam. Ja ma ei tea, kes on nemad, vaata iga kord, kui me millegi sellise asja näeme, Tallinnas, kui inimesed liiguvad, näevad seda ka ja Tallinna ümbruse rohealadel suvisel perioodil, kui te lähete niimoodi parki jalutama, siis te näete juba seal arvukaid muslimi kogukondi omale, ma ei oskagi öelda, kas see on siis kebaab, mida nad seal vaaritavad, aga üldiselt nad on vägagi loodussõbralikud oma tegevuses, otsivad sellist kohta ja on ka siis nähtavad. Aga kui me nüüd nende arvukust siin tõusu näeme, küsime, kes on need nemad, kes selle eest hoolt kannavad, siis kes on need nemad, kes teevad otsuseid, et neile tulnukatele ka meie riigi raha ära antakse. Eks tuleks siis tähelepanelikumalt uurida, et kes on need, kes seda toetavad ja need, kes selle eest rahvast kaitsta üritavad. No me näeme siin vähemalt selle projekti korral, mis siin oli nüüd see LGBT projekt, eks ole, et me teame, et selle taga on Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ja igal siis ka sellisel tegevuskaval on, eks ole, mingi töögrupp, mis on selle kokku pannud ja kuskil on ka ilmselt mingi määrus või käskiri, et mis on siis lükanud selle lumepalli veerema. Eks ole, et need saab välja tuua, vaadata, küsida inimeste käest, et kelle siis huve te esindate ja et kas teie tegevus on ikka põhiseaduspärane? Iga üks oma sugu määrata vastavalt tahtele, on ju. Just. Oota, aga ma mõtlen seda, et kuhu see nagu edasi viib, et kui mina mõtlen näiteks täna, et ma tahangi olla naine ja seda deklareerin, siis keegi ei tohi sellele vastu olla või kuidas see värk on? Ja siin selles samas tegevuskavas on sees näiteks, mis on nagu tõeline mürk, on räägitud sellest, kuidas seda kavatsetakse viia sisse haridusvaldkonda ehk koolisüsteemi. Kas seda praegu veel ei ole? Siin on 2025 kuni 2030 tegevuskava, eks ole, ja siin on välja toodud siis eraldi, kas siis niimoodi, ütleme siis, ainete kaupa, eks ole, et kuidas tutvustada siis meie lastele, sellist pseudo võõrideoloogiat, eks ole, elu eitavat inimvihkajalikku ideoloogiat, eks ole,
et see on nagu selline mürk, mis imbub igale poole sisse. Vallal on mingid hoovad sellele vastu seista? No nüüd ongi õige küsimus, et kuidas vallavalitsus peaks suhtuma. Meil on ju väga paljud juhised tulevad nii-öelda riigilt, nad tulevad küll vallavalitsusele ja seal, või linnavalitsusele ja siis on seal näiteks haridusosakond, mis suunab ta edasi koolidele ja kevadel tulid meil sellised huvitavad juhised, kuidas tuleb laste kooli ja lasteaia toitu hakata teistmoodi. Osa asju seal olid ju täiesti mõistusepärased, et liigset magusat ei tohiks anda ja nii edasi. Aga see oli ka näiteks punkt, et sealiha tuleb kindlasti hakata vähendama ja ongi juba vähendatud ja see hakkas septembrist kehtima. Koolide kokatädid on sellega suhteliselt hädas ja lasteaedades ka. Vanematele pole sellest võib-olla üldse räägitudki, et paljud ja volikogu liikmed enamused ei tea sellest veel midagi, eks ole. Nii et paljud sellised käsud jõuavad tegelikult realiseerimisse ilma, et me nagu ühiskonnana sellest arugi saaksime. Mina võin öelda siia juurde, nüüd kui ma käisin Saaremaa gümnaasiumi, oli esimene lastevanemate koosolek, siis septembris, siis umbes pool koosoleku ajast neil oli uus, läbi konkursi uus siis kooli toitlustusfirma saadud ja siis käis selle firma esindaja, ta rääkis väga pikalt rääkis nendest muudatustest, mis siis uued regulatsioonid kaasa toovad ja mina olen kodus oma tüttelt, kes on siis gümnasist, tagasisidena saanud seda, et lapsed kaebavad ja siis oli siin Postimehes oli ka artikkel hiljaaegu, kus siis oli intervjueeritud mõnda koolikokka, kes siis ütlesid, et et see uus regulatsioon püstitab meil ette palju väljakutseid, aga me võtame selle endale au asjaks, et serveerida toitu ikkagi, mis on maitsev, eks ole, aga siit ma olen kuulnud siis oma tüttelt, ja sealt artiklist ka lugesin, et paljud vanemad on hakanud lastele kaasa panema soola kooli, et toit oleks söödav. Mina küsisin ka hoolekogu koosolekul siis Saaremaa gümnaasiumis, et kuidas sellega on, et kuidas tagasiside laste poolt on, et selle artikli alusel, et seal öeldi, et ei ole nagu väga kuulda olnud, et ei ole nende kõrva jõudnud see, et kas siis nagu sool liigub nagu salakaup käest kätte söögi vahetunnis niimoodi, et õpetajate teadmata või on õpetajatel võib-olla endal ka oma soolatopsid kaasas, et vaikselt on nii maitsetu siis, jah? Ja see on käsu korras tulnud nagu keskvõimult on käsu korras tulnud teie sööte nii, eks ole, põhimõtteliselt on ju asja sisu selles üdi, et meie teame, mis teile hea on, teie sööte nii, et sellest ma võiks võtta ühe teema veel siin, et enne kui me siin hakkame lõpetama, näed, et see on selline põnev suund, mis on juba palju aastaid siin käigus olnud, kuna selline geenivaramu projekt alustati kuskil siis selle sajandi alguses, nii et selline varases nooruses olev projekt, eks ole. Aga nüüd me näeme, et personaalmeditsiin avastab haigusi varases faasis, eks ole. Siis on siin inimeste geeniandmeid saavad äriühingud kasutada ainult eetikute heakskiidul ja piiratud tingimustel, eks ole, ja siis on uus seadus, toob geeniteaduse igapäevasesse tervishoidu, eks ole, ja see geeniseadus, mida on siis siin on, näete, põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud geeniuuringute seadus, eks ole. Ja mis siin see personaalmeditsiin siis nagu on, et proovime hästi lihtsalt ja kokkuvõtlikult, et kellelegi pole uudis ju see, et kui me vaatame kas Eestis statistikat või kus mujal igal pool lääneriikide tervisestatistikat, me näeme, et kasvujoones on ülekaal, suhkruhaigus, südamehaigused, kasvajad, ehk sellised nii-öelda tsivilisatsioonihaigused. Ja järjest rohkem tuleb ka siis nii-öelda teadusmaailma tagasisidet, et jälle avastati uus geen, mis tõendab,
et kas südamehaigus, ülekaal, kasvaja mõni on päriliku taustaga, eks ole, geneetilise taustaga. Samas sellise väljaütlemisega ignoreeritakse täielikult teadusuuringuid, mis väidavad vastupidist. Nüüd kas nüüd vastupidist, aga selles mõttes, et kui öeldakse kasvaja puhul, et kasvaja on geneetilise taustaga, eks ole, et ei saa sellele, sõnum on põhimõtteliselt see, et harjuge ära. Lihtsalt teie geenid on viletsad, te saategi vähi. Aga sellega ignoreeritakse sellist teadussuunda, kus öeldakse, et kasvajad on põhjustatud ainevahetuslikest häiretest ja need on, kui ravida ära ainevahetuslikud kõrvalekalded, kaob ära ka kasvaja, eks ole. Et ühesõnaga, meil on tegemist kallutatud teadusega, kui me räägime nüüd geneetikast, või suisa pseudoteadusega, eks ole. Nüüd saavad geneetikud minu peale väga pahaseks, eks ole, kes seda saadet juhtuvad kuulama. Aga miks ma sellest räägin, et sageli on sellised, ütleme, uued asjad unustatud vana, eks ole, selline, et kui sa paned korraks sellises on esimese Eesti Vabariigi ajal välja antud selline ajakiri 35. aastal Tõu tervishoid ja rahva tulevik. Me näeme siin, eks ole, et selles lauses sees on, et meil ei ole tegemist siin veterinaariaga, eks ole, ega veterinaarialase ajakirjaga, vaid räägitakse Eesti kodanikest, eks ole. Ja mis selle personaalse meditsiini puhul, siin on need ohud ja need on ka nendes, ma näitasin neid Postimehe artikleid, on oht see, et seostatakse meelevaldselt mingisugused geenide muutused mingi haigusega. Ja personaalmeditsiin siis väidab, et suudab ära kaardistada inimese geenidefektid ja suudab ette ennustada siis, kuna võib-olla ja ka millistesse haigustesse inimesel on oht haigestuda. Aga siis ju, kui selline asi on, siis on ju kiusatus ka lahendusi pakkuda, eks ole, et ja see võib viia, meie ju mäletame siin väga hästi nüüd seda koroonaaega, selliste jõuvõtet ja selliste peale surutud lahendusteni, mida keegi ei ole küsinud, eks ole, aga me ju teame näiteks, võtame suvalise inimese, eks ole, et sul on selline geen ja sinu emal oli ka selline geen, et mis sinu emal põhjustas rinnavähki, mis on selline meelevaldne asjade kokkusidumine, et sinul ka ja nüüd me hakkame sulle ravi pakkuma ja siin oli nüüd üks ennetuslikku ravi. Ennetuslikku ravi, eks ole, preventiivsed ja kui me näeme siin geeniandmed ja äriühingud, eks ole, Tartu Ülikooli enamusosalusega on loodud üks äriühing, mis hakkab siis kasutama seda sama geenivaramu geene, mis on inimestelt saadud. Kui see geenivaramu loodi, siis ju räägiti avalikust huvist, ühtsest hüvangust, eks ole, aga nüüd me oleme siis umbes 20 aastaga jõudnud sinnamaani, et ja juurde on toodud siis eetikud nii-öelda sellise puhvrina. Me mäletame ka koroonajast neid eetikuid, kes ei häbenenud ju telekaekraanil rääkida sellest, et kui sa seda ravi ei võta, siis me tõstame su ravi järjekorra lõppu, eks ole, kärva seal. Et siin on sellised ohud sees ja kui peaks minema nagu väga jõuline suund on, et Tervisekassal raha järjest vähem ja surutakse seda erameditsiini, mis muudab ilmselt Eesti inimeste jaoks meditsiini väga kalliks ja suures osas ka kättesaamatuks. Ja kui sinna tulevad juurde veel kindlustusseltsid, siis see preventiivne meditsiin on selline, siis ma ütleks, et see on kordades hullem kui mingisugune koroonaaeg, eks ole, et kui hakatakse ütlema, et sina pead esiteks nii palju tervisekindlustust maksma, eks ole, ja kui sa seda ja seda ravi ei võta, eks ole, siis su kindlustusmaks ju kasvab selline, eks ole. Me peame ju aru saama, et kes on meie näiteks selle artikli või Postimeesgrupi või omanikud. Seal need meditsiini ravimitööstusfirmad ju ongi. Ja eks me peame neid ohtusid tajuma ja ka esile tooma, nii et Anti avas praegu ühe väga olulise teema, mis on meie ühiskonnas siiski sügavalt sees ja see, kui palju me oma raha meditsiinis kulutame ja millistel põhjendustel me seda teeme või miks on mingid normid kehtestatud nii, et nad tegelikult meie tervist ei kaitse sealt, kus see tervis
nii-öelda ennetustöö peaks tagama selle, et keskkond on kõigepealt tervislik, mitte keskkond on see, mis meid haigeks teeb, ja siis veel kohustuslik ravi ka sinna hulka selle asja vastu, mida saaks ära hoida. Et neid teemasid meil jätkub, et väga olulise teema praegu Anti avas, ma arvan, siin saate lõpus me ei jõua seda täielikult ja järgmiseks saateks jääb meil jälle võimalusi midagi uut tuua, aga meil on siiski Saaremaal võim on vahetanud, nii nagu me sulle lubasime. Nüüd tuleb meil minna tööle ja teha seda, mida me rahvale lubanud oleme. Ja täname selle toetuse eest ja püüame siis seda usaldust ära teenida. Ja me näeme siin ju nendes käsitletud teemades ja kõike me ei jõudnudki veel käsitleda, et need tulevad siis edaspidi, et tööpõld on lai, eks ole, et meil on vaja teha teavitustööd nii elanikkonna hulgas, oma koostööpartnerite hulgas, eks ole, et siis et meil oleks võimalik üheskoos viia läbi need positiivsed programmid, eks ole, ja ellu viia positiivsed strateegiad, millest meil siin juttu oli, ja vältida ja tuua avalikkuse ette sellised eluvihkajalikud ja negatiivsed suundumused, eks ole, mida me siin näeme iga päev peavoolu meedias. Just loodame, et vald saab kuidagimoodi siin nagu asju paremaks teha või panna käe ette või kus. Ütleme siis lõpuks ka Jumala abiga. Me oleme siin kristlikus pereraadios ja kutsume kõike üles siiski käituma kristlastena ja hoiduma nendest valedest, mida meile siin mitmete äriliste huvidega peale surutakse. Tore. Ma panen veel selle, et korra veel lõpetuseks võib-olla siis sama, eks. Saanud volitused valijatelt, kes ootavad, et avalik võim neid toetab, nendega arvestab ja nende elu paremaks kohaliku kirikuõpetaja, eks ole, et avasõnad teisel istungil. Oleme astunud taas advendi aega. Luterliku kiriku kalendri järgi on esimese advendi pühapäeva ja käesoleva advendi nädala teemaks või loosungi sõnaks sinu kuningas tuleb alandlikkuses. See kuningas Jeesus Kristus on öelnud, kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Ka Saaremaa vallavõim pöörab uue lehekülje. Soovin piiskopi õnnistusel kõigile meile, vallarahva teenritele, alandlikku meelt ja teenimisvalmidust meie kuninga Kristuse eeskujul. Kandku meie sõnad ja teod lootuse valgust ja aidaku kaasa selleks, et meie koduvald oleks hästi teenitud ja juhitud ja avagem ka kõik oma südamed jõulude igavesele valgusele, et see oleks meie elus alatiseks valguse allikaks. Ja kuna ma alustasin ladina keeles, siis lõpetan ka ladina keeles. Benedicat nos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Õnnistagu meid kõige väeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aitäh teile! Nii, aamen! Aamen! Just, aitäh Kristjan Moora ja Anti Kukela tulemast ja palju jõudu siis teil tegutseda meie kõigi hüvanguks. Aitäh, et kutsute. Ja see pereraadiole samuti siis. Ilusat advendi aega. Aitäh! Aitäh! Uute kohtumisteni. Vaata, kas kuule...